Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on Pauluse kiri korintlastele esimesest peatükist, salmid 26-29. Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühjaks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aamen. Istuge palun. Nii tore on, et te tulete kodust välja. Lumi tuli maha, külm ja jäine ja te tulete, et teenida Issandat, et olla koos ja kuulata sõna. Täna on süütalaste päev ja nii nagu Heliga kirjutas, et laulude valikul oli keeruline valida raske teema, nii oli ka jutlust suht keeruline valmistada. Ja siis korraga Jumal kõnetas mind ühes võtmes, mis üllatas mind ja selles võtmes täna teiega jagaksin. Et kui alguses tundub süütalaste päev väga verine, Herodes lasi tappa ju hulk süütuid lapsi, siis see vaatenurk muutus hoopis Herodese suuna pealt või Herodesele suunatuna, et milline see mees oli, kes üldse andis sellise korralduse. Ja siis hakkas hargnema. Ehk siis see eellugu on ju evangeeliumist, aga jutlus tuleb ju Pauluse kirja kohta. Paulus kirjutas selle kirja koha, et kuidas need seotud on. Kirjutas Efesosest. Ta ei olnud ise Korintoses, kui ta selle kirja kirjutas. Efesos asub Türgist allpool või Türgi kaldal, aga Korintos on hoopis Kreekas, eks ole, Ateenast lääne pool. See on suht pikk vahemaa on üle lahe. Ja põhjuseks oli see, et seal Korintoses on siis inimesed läinud uhkeks. Nii nagu Herodes oli uhke, aga see uhkus oli koguduse sees. Ja nüüd see Paulus kirjutab siis nendele, et midagi on vaja ümber mõelda või ümber häälestada või kuidagi teisiti hakata elama, et selline suhtumine ei sobi kogudusse. Ja sealt siis sündis see jutlus. Vabandust, et ma loen maha, ma tõesti tahaks teiega rääkida nagu sõbrale. Aga siis kui kirjutad, siis paned nagu lausehituse ja näed vaeva ja silud neid ja siis mõtled, et tahaks selle parima anda, et muidu äkki unustan ära. Ma parandan meelt, võib-olla tulevikus saaks teile nii-öelda paremas vormis esitada. Aga täna siis nii. Jõuluaeg ehk see praegune aeg on kiriku aastas nagu valgusküllane mäetipp. Küünlad, laulud, jõulusõnum räägivad Jumala ligiolust ja rahust. Ent piibel ei lase meil sinna pidama jääda. Juba varsti pärast jõulupühi seisame silmitsi lugudega, mis lõikavad selle helguse sisse sügava vao. Süütalaste päev on üks neist. See päev sunnib meid küsima, milline on maailm, kuhu Jumala poeg sündis ja milline on inimene, keda ta tuli päästma. Herodese korraldatud tapatalgud Petlemas ei ole ainult mineviku sündmus. See on lugu hirmust. Hirmust kaotada oma positsioon, oma võim ja oma tähtsus. Herodes ei suutnud taluda mõtet, et keegi teine võiks olla tema asemel juutide kuningas. See hirm sünnitas vägivalla süütute vastu. Süütalaste päev tuletab meile meelde, et inimkonna ajalugu ei ole edenemise sirgjoon, kõik läheb ainult paremaks, vaid patu langemisest saadik korduv traagiline ring. Kaini ja Aabeli lugu, kus üks vend tapab teise, kordub üha uuesti, kuid uues vormis. Meile meeldib mõelda, et sellised kuriteod kuuluvad ainult suurde ajalukku, diktaatorite, sõdade ja genotsiidide maailma.
ma mõtlesin paratamatult selles loos Putinile ja Trumpile. Midagi kardame, millestki kardavad ilma jääda või miski, mis sunnib midagi tegema sellist, mis teeb paljudele liiga. Kuid piibel ei lase meil ennast sellest eraldada. Sama juur, mis sünnitas Herodese teo, elab ka meis. Isekus, hirm, soov olla teistest üle. See võib avalduda vaikselt, peaaegu märkamatult, näiteks siis, kui me ei suuda rõõmustada teise inimese edu üle või kui me oleme valmis oma õigust tõestama ka siis, kui see teeb teistele haiget. Süütelaste päev ei ole seetõttu ainult mälestuspäev, vaid patukahetsuse päev. Küsimus ei ole ainult selles, mida Herodes tegi, vaid selles, millised Herodese jooned peituvad minus või siis meis. Just sellesse konteksti kõlabki siis apostel Pauluse sõnum Korintuse kogudusele. Vennad, vaadakem oma kutsumist. Paulus kutsub kristlasi aususele, mitte enesehaletsusele ega uhkusele, vaid tõele. Ta tuletab meelde, et enamik neist ei olnud kutsumise hetkel targad või vägevad ega kõrgest soost. Jumal ei ehitanud oma kogudust maailma eliidist, vaid tavalistest, sageli põlatud inimestest. See sõnum kõlab ka täna teravalt. Me elame ühiskonnas, kus inimese väärtus seotakse sageli tema kasulikkuse, edukuse ja nähtavusega. Ka koguduses võib tekkida kiusatus hakata mõtlema samade kategooriate järgi. Kes oskab paremini rääkida, kes on haritum, kes suudab rohkem panustada. Nende häält kuulatakse meelsamini. Paulus ütleb aga, et Jumala loogika on teistsugune. Mõelgem orkestrile. Laval paistavad silma solistid, kas pole? Kuid muusika ei sünni ilma vaiksete pillideta, mida vaevu märgatakse. Jumala koguduses on sageli just vaiksed pillid, need, kelle kaudu Jumal teeb oma sügavamat tööd. Palvetajad, kes ei astu kunagi pulti. Hooldaja, kelle teenimist märgatakse alles siis, kui teda enam ei ole. Paulus ütleb koguni, et Jumal on valinud narrid, nõrgad ja need, kes ei ole midagi. See ei tähenda, et Jumal põlgaks tarkust ja andeid. See tähendab, et need ei ole päästmise alus. Jumal teeb seda, et ükski liha ei kiitleks tema ees. Kiitlemine on piiblis tõsine asi, sest see nihutab usalduse Jumalalt inimesele endale. Selles valguses mõistame paremini ka Jeesuse elu ja saatust. Tema on Jumala pööratud loogika kehastus. Prohvet Jesaja kirjeldab teda kui põlatut ja hüljatut. Jeesus ei vastanud ühelegi messia ootusele, mis põhines väel ja hiilgusel. Ta sündis vaesuses, elas sageli mõistetamatuna ja suri kurjategijate kombel. Nüüd siin kohtuvadki süütelaste päev ja rist. Petlemma lapsed on vaiksed tunnistajad sellest, millise hinnaga Jumala poeg maailma tuli. Nemad surid Herodese hirmu tõttu kaotada võim. Jeesus suri kogu inimkonna hirmude ja pattude eest, et kinkida elu. Tema süütus ei kaitsnud teda vägivalla eest, vaid sai vahendiks, mille kaudu Jumal murdis vägivalla võimu. Maailm ütleb, et ellu jääb tugevam. Rist ütleb aga, et elu sünnib siis, kui keegi on valmis ennast andma. See on vastuolu, mis vapustab, aga ka vabastab. Süütelaste päev ja Pauluse kiri kutsuvad meid just selle muudetud arusaama pärast elama teisiti. Mitte võrdlema, vaid tänama. Mitte kiitlema, vaid usaldama. Mitte kehtestama, vaid teenima. Kui meie väärtus ei sõltu enam sellest, kui targad või tugevad meie oleme, siis vabaneme ka vajadusest teisi
alla suruda. Lõpetuseks mõelgem pildile lapsest, kes ulatab vanemale oma vildaka joonistuse, kus värvid on ületanud kujutisel olevad piirjooned. Paneme ei mõõda joone sirgust või värvide üleminekuid, vaid lapse siirust ja osavõtlikkust. Ta vaatab laste armastuse ja hoolivusega ja nii vaatab Jumal ka meid. Mitte meie täiuslikkust mõõtes, vaid kui lapsi, kes on usaldanud tema poja Jeesuse oma ellu. Mõelgem veel kord, milline on maailm, kuhu Jumala poeg sündis ja milline on inimene, keda ta tuli päästma. Olgu süütalastepäev meile tõsine meeldetuletus inimliku isekuse tagajärgedest, kuid veel enam Jumala armu sügavusest. Aamen.